Ühendkuningriigist on saanud sõna otseses mõttes türannia ning nüüd keelatakse inimestel riiki siseneda, et protestis osaleda. Unite the Kingdom protest, see tohutu miljoni inimese üritus, mis toimus alles selle aasta alguses, kus Tommy Robinson juhtis marssi islamiseerumise ja ebaseadusliku sisserände vastu ning valitsus muidugi sattus paanikasse. Nüüd on nende lahendus sellele see, et nad keelavad kõnelejatel Ühendkuningriiki siseneda. Ma sooviksin öelda, et see on liialdus. Aga see pole isegi kaugeltki nii. Oh issand. Seda juhivad hunnik tõpru. Nad tühistavad avalike esinejate ja poliitikute viisasid, kes pidid esinema 16 mail toimuval Unite the Kingdom üritusel. Sealhulgas Eva Vlad, Hollandi poliitikakommentaator, Valentina Gomez, Ameerika poliitik, Joey Marnarino, Ameerika poliitikanõustaja ja Arda Luh, Hispaania poliitikakommentaator. Ta just tühistas minu Ühendkuningriiki mineku ja see juhtus kuidagi maagiliselt vaid paar päeva pärast seda, kui ma suhtlesin privaatselt Tommy Robinsoniga, et osaleda tema üritusel 16 mail Londonis. Kõigil neil tühistati viisa, väites, et nende kohalolek Ühendkuningriigis ei ole avalikkuse huvides. Häbi Briti valitsusele, Keir Starmerle ja Shabana Mahmoodile. Ühendkuningriik lubab sisse süüdimõistetud kurjategijaid, aga mitte vabamõtlejatest valgeid ja Hispaania päritolu naisi. Selge. Kui sa mõtlesid või lootsid, et ma osalen või esinen Tommy miitingul, siis ma ei tee seda. Ma ei saa seda riski võtta. Ja Briti kodanikuna siis nad ei saadaks mind lihtsalt välja, vaid nad arreteeriksid mind. Briti valitsus arreteerib endiselt oma kodanikke selle eest, mida nad peavad vihakõneks või terrorismiks. Ma kutsun kõiki oma Briti jälgijaid üles toetama seda miitingut. Minge, nautige, olge rahumeelsed, ärge jooge alkoholi ja näidake oma armastust selle imelise saare vastu. Ainus viis selle orwelliliku türannia lõpetamiseks on nad valimistel välja hääletada. Mul on kahju, kallid. Ma sooviksin, et saaksin seal olla, teid toetada ja ka oma perekonda näha. See on tegelikult kõige pikem aeg, mil ma pole koju läinud ega neid näinud. Nii et jah, igatahes palju armastust. Võite julgelt kanalit toetada, lingid on bios. Okei, aitäh, nägemist. Ma sooviksin öelda, et see on liialdus, aga ma olen end leidnud sarnases olukorras. Nii paljud teist on küsinud, kust ma pärit olen, kui maksin on. Ja ma ei räägi teile kogu lugu, aga ma olen pärit Ühendkuningriigist ja ma tahaksin väga sinna külla minna. Ja mulle on peaaegu kõik öelnud, ära tee seda, sest sellise sisuga, millest sa räägid, võidakse sind vahistada. Ja kui sa vaatad Ühendkuningriiki ja mõtled, kuidas seal on, kuidas on nii juhtunud, et see on muutunud islamiseerituks? See on just selle tõttu. Sest valitsus selle asemel, et tegeleda oma tehtud vigadega, tõi sisse miljoneid immigrante ja lubas ebaseaduslikel jääda. Ja muutuda ärakasutajate jõugu sensatsiooniks. Selle asemel, et sellega tegeleda, püüavad nad hoopis tegeleda nendega, kes neid selle eest kritiseerivad. See ongi nende lahendus. Nad ei tegele ärakasutajate jõukudega, vaid ütlevad inimestele, kes teid ärakasutaja jõukude eest hoiatavad, et nad ei tohi sellest rääkida. Kujutage ette seda. Kujutage ette, et te postitate midagi sotsiaalmeediasse ja teid arreteeritakse selle eest. Aga neid inimesi ei lubata isegi Ühendkuningriiki külastama. Loomulikult ei hoia Tommy Robinson end tagasi. Kuulame, mida Joey selle kohta ütleb. See on üks neist meestest, kellele on keeld pandud ja vaatame, kuidas Tommy reageerib. Ma olen üsna šokeeritud, et ma seda videot salvestan, aga mul on ametlikult keelatud Ühendkuningriiki siseneda. Jah, mind on peetud avalikkusele kahjulikuks. Nüüd räägin teile kogu loo. Mõni päev tagasi Ada Juk, te kõik tunnete teda, ta on suur mõjutaja Hispaaniast ja üks minu kõige lähedasemaid inimesi siin maailmas. Ja ta rääkis eraviisilise Tommy Robinsoniga, kus lepiti kokku, et tema osaleb ja mina esinen UTK meeleavaldusel. Tal oli eelmisel korral väga tähelepanu pälvinud viraalne hetk, mis tõi talle põhimõtteliselt rahvusvahelise kuulsuse parempoolses liikumises. Nii et me pidime minema. Mina pidin kõnelema. Ja enne kui arugi sain, 3 päeva hiljem, me polnud midagi avalikult välja kuulutanud. Midagi polnud isegi, ma arvan, veel kindlaks määratud. Mina ei rääkinud Tomiga, Ada rääkis. Ma saan e-kirjas Siseministeeriumist, mida juhib naine nimega Shabana Mahmood, et mul ei lubata Ühendkuningriiki siseneda. Nüüd, siin on naljakas asi. Ma taotlesin seda ETAd aasta tagasi. Selle ETAga olen ma sisenenud vähemalt 5 korda. Ma arvan, et eelmisel mais, eelmisel augustis, novembris, veebruaris ja vaid paar nädalat tagasi aprillis olin ma Manchesteris kõnet pidamas. Ma olen Ühendkuningriigis käinud juba peaaegu 10 aastat. Ma elasin Ühendkuningriigis 10 aastat, ei rikkunud kunagi ühtegi seadust. Ilmselgelt, välja arvatud juhul, kui rääkimine on nüüd seadusevastane. Mulle ei öeldud, millist seadust ma rikkusin. Mulle ei öeldud, miks mind keelatakse.
mulle lihtsalt öeldi, et minu kohalolek ei ole avalikkuse huvides. Mis on naljakas, sest kui sa lähed Prantsusmaale ja sõidad paadiga Ühendkuningriiki, siis nemad ei tea, kes on avalikkusele kasulik ja kes mitte. ja mida tähendab avalikkuse huvides olemine? võidelda avalikkuse huvides või võib-olla ainult teatud avalikkuse huvide eest. Nende samade huvide eest, millega näiteks Shabana Mahmood end seostab. Muide, tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajutage tellimise nuppu, sest me vajame teid siin, aga mis veelgi olulisem, aidake seda videot levitada, et ka teised inimesed saaksid teada, mis tegelikult toimub. Nad lasevad sisse vägistajaid, mõrvareid, terroriste. Ma mõtlen, et see toimub iga päev. Iga päev ja mitte midagi ei tehta selle vastu. Aga ma usun, et see kõik on selleks, et takistada Tommy Robinsoni suurt meeleavaldust. 16 mail teil on Eva Vlardingerbrück. Ma tean, kuidas tema nime hääldada. See on ilus nimi. Ma ei tea, kuidas seda öelda. Tema keelustati. Ta pidi esinema. Valentina Gomez, tema keelustati. Ta pidi esinema. Miina ja Aada, kes rääkis ka viimasel meeleavaldusel, tema sai umbes tund pärast mind samuti e-kirja, et ka temal on Ühendkuningriiki sisenemine keelatud. Sõna otseses mõttes on Shabana Mahmoodil meeskond inimesi, kes ilmselt istuvad koos ja ütlevad, vaatame, keda võiks sellele üritusele kutsuda ja teeme kindlaks, et nad ei saaks sisse tulla, et hoida avalikkuse tähelepanu madalal. Nad ei tea, et see ainult tõstab panuseid, sest inimesed kuulevad keelustamisest niikuinii, kuna nad ei saa keelata välismaal elavatel inimestel sellest rääkimist. Ja üllatus, üllatus, on palju inimesi välismaal, keda huvitab sõnavabaduse vaigistamine, sest nad vaatavad Suurbritanniat kui tohutut läbikukkumist ja mõtlevad, kuidas meie seda vältida saaksime. Ja võib-olla ongi lahendus selles, et kuulata inimesi, kes ütlevad, et Suurbritannia tegevuses on probleeme. Sest tema kohalolek ei ole avalikkusele kasulik. Teie Ühendkuningriigis, mulle teie riik väga meeldib, aga te elate türannia all. See valitsus tuleb välja hääletada. Nad ei luba inimesi, kes ei taha kellelegi kahju teha ja soovivad lihtsalt oma arvamusi jagada ning riiki külastada. Meid ei lubata sisse, aga teil tegutsevad välismaised grooming-jõugud peaaegu igas suuremas linnas. See ajab mind oksele. Ma ei ole üllatunud, aga see on lihtsalt, ma nagu ootasin seda kogu aeg. Ma mõtlesin, millal nad mind ära keelavad. Ma olen üllatunud, et nad pole seda veel teinud. Ma arvasin, et see on sellepärast, et ma olen USA kodanik ja meil on põhiseadus, mis lubab sõnavabadust. Ilmselt on isegi see piir nüüd ületatud. Jälk. Tõesti, jälk. Need on need isikud, kes on keelatud. See on Ava, see on Valentina, teate küll, see, kes põletab Koraani. Tema võtab sõna immigratsiooni vastu Euroopas, eriti Taanis. See on Ada ja see on Joey. Ja see on muidugi naine, kes keelde paneb. Väga üllatav. Kes oleks seda osanud oodata? Hullumeelsus. Vaatame, mida Tommy Robinson selle kohta ütleb, sest loomulikult ei kavatse ta seda vaikselt võtta. 16 mail 2026 aastal saadame sõnumi kogu maailmale ja võimudele. Me jätame nad värisema selle riigi suurima jõudemonstratsiooni ees, mida kunagi nähtud. Tehke oma plaanid, olge kohal, aidake meil ajalugu teha. Midagi suurt on toimumas, vastupanu on alanud, maailm jälgib Londonit. London on valitud lahinguväljaks, sina, Suurbritannia, Wales, Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Inglismaa. Meie riik on valitud, maailm jälgib. Me tahame inspireerida maailma, näidates, et me ühineme selles riigis. Me ühineme läänes. Liitu meiega. Tee oma plaanid kultuuriidentiteedi tähistamiseks Londonis 16. mail 2026. Sinu riik vajab sind. Minu eesmärk järgmisel aastal on olla selle peaesineja. Ma tahan olla selle ürituse peaesineja. Ma tahan seal olla ja kõigile öelda, mida me peame tegema. Siin on, mida Tommy Robinson ütleb. Kuna Kiostama režiim on kohalikel valimistel, mida ta üritas keelata, kohe välja pühitakse, on paanika enne meie United Kingdomi ja lääne meeleavaldust tema koduuksel järgmisel nädalal ning ta on hakanud patrioote riiki sisenemast keelama. Meil on miljoneid inimesi meie rannikul, Keir. Hakka oma kotti pakkima. Jah. Kiastama, sa ei saa nii teha ja oodata, et inimesed oleksid nagu tubli töö, Kiia. Jätka nende kuritarvitajate jõukude kaitsmist, kes meie väikeseid tüdrukuid vägistavad ja blokeeri kõiki, kes tahavad sellest rääkida. Me tahame sind võimul hoida. Nagu Tommy Robinson ütleb, on Ühendkuningriik valitud samamoodi nagu Texas Ameerikas. Nad vaatasid kaarti ja ütlesid, kus on kõige olulisem koht, mida me saame sihikule võtta.
ja aeglaselt üle võtta ning sealt edasi kõikjal mujal võimu haarata. Kui me suudame tabada Ühendkuningriiki, kui me suudame tabada Texast, siis suudame tabada kogu Euroopat ja kogu Ameerikat. Nad teavad, et see ongi plaan. See on nende strateegia, see on kirja pandud. Ja Tommy Robbins on üks väheseid inimesi, kes sellele tegelikult vastu astub. ma arvan taas, et see mees teeb üht kõige vapramat asja, püüdes tegelikult paljastada seda hullumeelsust, mis Ühendkuningriigis toimub, sealhulgas inimeste sisenemise keelamist. Ma ei tea, kas mind lennule lastakse või kas mulle kehtestatakse sissesõidukeeld. Ma tegelikult ei tea, kas mind võidakse kinni pidada, kui ma maandun, sest ma räägin välja ahistajate jõukudest ja Ühendkuningriigi islamiseerimisest. Ma räägin sõna otseses mõttes asjadest, mis on lihtsalt terve mõistus ja inimesed peavad seda vapraks, sest kui nad julgeksid seda teha, võidaks nad arreteerida, mis on väga sarnane sellele, kuidas asjad toimisid Nõukogude Venemaal. Kui sa mõtled, kuidas Ühendkuningriik on nii hullusti alla käinud, siis sellel on mitu põhjust. Tõsiasi, et nende valitsus keskendub rohkem inimestele, kes püüavad riigi eest võidelda ning laseb hulludel inimestel ja ideoloogiatel sisse tulla ja levida. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.